ja paneb palli korvi ja saab haiget ka. Saab Lips haiget ka. Ja tundub, et korv ei loe. Lips sai siin löögi pähe ka, aga mulle tundus, et see oli enda mees Painter. No nii, me näeme kordust. Ja tundub tõesti, et Painter oli see mees, kes talle sinna lagi pähe kolksatas. Ja Painteri käed tõesti vastu võrku läksid ka, seega see korv Lipsu poolt ei lugenud. Nii et pall siit Pärnule üle. 48-45, vanem kohtunik Laas on seal midagi asjatamas Aivar Kuusmaga ja Kuusma võtab vaide. Nii et meil on esmakordselt võimalus tänases mängus kuulata kohtunikke. Kõigepealt tullakse eeskujulikult väljakul kokku ja räägitakse omavahel, et mida üldse siis esialgselt otsustati. See on igati õpiku järgi ja alles siis minnakse videot uurima. See oli ka imeliselt joonistatud telekas praegu Laasi poolt. Me tulime vaatama, kas basket interference violation vilistati õigesti. Näita mulle palun peakaamerast alguses normaalkiirusel. Okei, näita mulle zoom kaamerat palun, korvil lähemalt, kui sul on. Nii, pall on rõnga kohal, tõmbab rõngast. Näita mulle palun mingid kaamerad, kus me näeme palli rõnga kohal ka. Ja seda näiteks. Ise. Ta on võrgus samal ajal, kui pall on rõnga peal, seega minu jaoks on õigesti vilistatud. Oled nõus? See mõjutas... Ja, aga selle jaoks on reegel, et pall on rõngaga kontaktis. Kuna pall on samal ajal rõngaga kontaktis, kui mänge puudutab võrku, siis korv ei loe, esialgne otsus jääb jõusse. Suurepärane noor generatsioon Hendrik Laas.